Minu jaoks on maalija amet natuke nagu uurija amet, et sa pead oma modellile minema hästi lähedale, vaatama, mõtisklema, aru saama selle modelli olemusest ja tema struktuurist. Minu meelest on see lihtsalt hämmastav, millise struktuuriga lill on loodud. Vaatame kas või Boyengi, et see on lihtsalt üks mingisugune käharpusa, aga tegelikult tulevad kõik need kroonlehed välja väga täpse matemaatilise valemi järgi. Ja see, milline see lill lõpuks kokku on, see on väga eriline. Nii nagu meie inimesedki kõik oleme ühtemoodi tehtud ja loodud, aga igaüks on natukene erinev, samamoodi on lilled. Nii ma siis püüangi minna alati lillele hästi lähedale ja vaadata ja uurida, kuidas ta ennast koos hoiab. Mind ei huvita võib-olla nii palju see ilu jäädvustamine, kuigi see käib ju lilledega kaasas. Mind huvitab võib-olla selle lille filosoofiline pool isegi rohkem, et midagi sünnib, midagi ärkab, läheb puhevile ja siis ta vajub norgu. Et täpselt nii nagu meie inimeste elukäik. Ja see on minu meelest väga sümboolne ja väga ilus. Kuidas ma neid lilli maalin? Ma tavaliselt ei sega kokku ühte värvi. Ma püüan kiht-kihilt seda värvi sinna peale kanda ja kui sa näeksid selle pildi esimesi pintslitõmbeid, siis ma arvan, et selle pildi juures ma alustasin helesinisest värvist, et praktiliselt nägi see pilt välja helesinine. Seejärel ma tõmbasin peale kollase kihi ja niimoodi kiht-kihi haaval ma lisan neid värve niimoodi, et nad natukene jäävad siit alt läbi paistma. Ja see teeb minu meelest selle asja eriliselt õhuliseks ja läbipaistvaks, et kui sa seda maali hästi lähedalt vaatad, siis sa näed, kuidas need värvid kumavad sealt üksteisest läbi. Ja minu meelest on see nagu huvitav. Ja iga maaliga samamoodi ma tegelikult püstitan endale mingisuguse ülesande, et ma tegelikult ei hakka kunagi maalima lihtsalt sellepärast, et tuli siuke tuju. Kuigi on ka neid hetki. Aga tavaliselt on mul mingisugune ülesanne, mida ma ise tahan nagu lahendada. Näiteks selle Boyengiga huvitas mind just see, et kui sa võtad valge lille, kuidas siis maalida valget lille nii, et lill oleks valge, aga seal oleks sees ikkagi kõik need nüansid ja toonid. Ja läbi mitme maali tegelikult olen ma püüdnud enda jaoks nagu lahendada seda valget lille valgel taustal, et kui justkui värvi ei ole, et kas siis ikkagi on värvi olemas. Et need on need minu enda sisemised väiksed ülesanded, mida ma endale püstitan. Muidugi on lilli, mis on täis värvi nagu tulbid. Ma olen teinud seeria tulpe ja ma väga armastan tulpe maalida. Just ma arvan sellepärast, et kui kevad alles tuleb, ja kõik on hall ja raagus ja siis tulevad need punased tulbid tihti oma musta südamega. See on minu meelest hästi inspireeriv ja on mind alati kuidagi sisemiselt tõuganud maalima. Ja muidugi tulbi puhul on mul alati see küsimus, kas ma suudan seda lille läiget ja seda punase intensiivsust, et kas ma suudan seda edasi anda. Et need on võib-olla need ülesanded, mida ma endale pildi taga, nii-öelda kardina taga püstitan. Ma hakkasin lilli maalima umbes 10 aastat tagasi. Lihtsalt nii, et keegi tõi mulle tulbi ja ma mõtlesin, et ma pole kunagi lille joonistanud, aga ma proovin. Ja see oli huvitav minu jaoks. Ja nii ma nende lillede juurde jäin ja siiamaani neid maalin ja mulle tundub, et see lille maalimise periood veel ei ole minu jaoks lõppenud. Ja täpselt nii nagu Van Goghil on neid päevalillesid ikka nii ja naapidi,
siis on mul ka omad mingisugused lemmikud, mida ma küll mõtlen, et ma olen need nüüd maalinud küll ja küll, üks nendest on pojeng. Aga iga kord, kui see valge pojeng ennast välja ajab, siis on mul selline tunne, ma lihtsalt pean teda uuesti maalima. Ma olen ka maalinud täiesti roosat pojengi, see on päris huvitav, sellepärast kes siis teeks täiesti roosa pildi, aga see on ka väga huvitav ülesanne. Teha nii, et ta liiga magusaks ei lähe ja samas oleks ikkagi tõetruult roosa. Mind ootab siin ees kevadised õunapuu õied, ma juba ammu ootan, et nad mul lahti läheksid ja järgmine pilt, ma arvan, et tuleb õunapuu õiest. Õunapuu õis minu jaoks on ka väga sümboolne, et kui jaapanlastel on see kirsiõis, siis ma arvan, et kuna ma olen teinud ka terve seeria õunamaale, et siis eestlase jaoks võib-olla see õun on isegi nagu suurema tähendusega kui kirss, nii et ma arvan, et see on nagu eestlaslikum, see õunaõis. Nii et see on ka üks mu lemmikteema. Minu mees nimetab mind ökomaalijaks, sellepärast, et ma kunagi ei maali ühtegi oma modelli fotolt või mingi mälu järgi, vaid ma tõesti toon endale selle lille tuppa, ma lähen talle lähedale, ma uurin teda, ma maalin ainult päevavalguses, ma ei kasuta kunagi prožektoreid. Ma ei tea, mulle lihtsalt ei sobi see, talviti ma ei maali praktiliselt, siis lilli ei ole, kui siis teen mõne puuvilja või juurvilja, aga üldiselt talvel on pime ja valgust on väga vähe. Nii et ma katsun käia selle siukse naturaalse rütmiga ühes kooskõlas. Kui nüüd võib-olla rääkida rohkem oma tehnikast, kuidas ma maalin, siis ma kasutan akrüülvärve. Minu jaoks on see tähtis sellepärast, et lill närtsib väga kiiresti ja mul ei ole lihtsalt seda aega õlivärvidega oodata ja kuna ma maalin kihtide kaupa, siis on mul oluline, et üks kiht kuivaks ära, siis ma saan järgmise kihi sinna peale panna. Nüüd, kui ma teeks seda õlivärviga ja peaksin ootama seal vahepeal 4 päeva, kuni see üks kiht kenasti ära on kuivanud, siis oleks minu modell juba surnud. Nii et minu eesmärk on saada oma lillemaal valmis 2-3 päevaga. Ja muidugi ma pean selleks planeerima siis terve päeva, ma alustan tavaliselt hommikul väga vara. Meie kliima aitab sellele väga hästi kaasa, sest hommikul läheb kiiresti valgeks. See on nüüd mul üks poolik töö, need on nurmenukud, mind just köitis selle lille puhul see siukene mahedus ja siuke õrnus ja temas ei ole nagu siukseid tugevaid kontraste ja seda ma siis püüangi siin nüüd niiviisi saavutada. Ma kasutan tavaliselt naturaalseid pintsleid, milles ei oleks kemikaalsed või siis akrüülkarva sees, sellepärast, et akrüül, temaga saad teha ühe maali ja siis ta hakkab hoidma ennast niimoodi harali ja mu maal muutub ebatäpseks. Nii et minu jaoks on oluline soetada endale naturaalkarvas pintslid. Ma kasutan lõuendit, mulle meeldib see materjal, mulle meeldib, kuidas ta vedrutab mu käe ja pintsli all ja mulle meeldib tema struktuur. Kunagi ma ei kasuta ette joonistamiseks pliiatsit, ma alustan kohe võimalikult suure pintsliga, tegelikult ma alustan kohe siukse remonditöömehe pintsliga ja panen paika suured vormid, et ma saaks aru. Siin samamoodi ma alguses tegin neid nurmenuku õiekesi siia, sinna 3. kohta, muidugi modelli järgi, aga siis ma nägin, et mu see kaader on natukene valesti paika pandud nii-öelda ja ma pidin kõik uuesti nagu planeerima siia peale. Nii et maalimise alustamine võtab kindlasti natukene planeerimist, et aru saada, kus mul midagi tuleb, ma pean nagu vaatlema oma seda modelli ja aru saama, kuhu ma ta paigutan. Ja siis lähebki see kihitamine lahti. Minu esimene kiht sellel maalil oli sinine hoopiski ja
ma tahan teda hoida võimalikult niisuguses kollases toonis. Kui sa nüüd hästi lähedalt tuled vaatama, siis sa näed siin tegelikult see tausta seest tuleb välja natukene niisuguseid siniseid laigukesi, et see sinine tegelikult ma jätan ta sinna alles niiviisi natukene läbi kumama. Need võib-olla ongi niisugused mõned nipid või trikid mu tehnika juures, kuidas ma lilli maalin.